väga huvitav asi on juhtunud, et meie kodule palju lähemal asub samamoodi Mercadona. Me käisime kogu aeg mingi 2 kilomeetri kaugusel toitu ostmas ja siis Madis ja Laura kolisid meie lähedale. Nad ütlesid, et see kodus mingi 500 meetrit on ka see suur toidupood ja siis paar tänavat edasi jalutasime siia ja avastasime uue linnaosa ja pood on kodule lähedal. Ja hea uudis on see, et siin Hispaanias kadus ka nüüd see maski kohustus ära ja mul on täiega veider poes käia. Ma arvan Kuljul ka, et pooltel on maskid ees, pooltel ei ole. Inimesed vaatavad üksteisele otsalt umbes, et nagu imelike nägudega, et kas me kannad, ei kanna, on see õige, on see mitte, et siuke veider olukord on. Aga ma ise naudin küll seda vabadust. Kulju, kuidas on vabaduses poes käia? Väga lahe. Ma mingi paar kuud tagasi mõtlesin selle peale, et ei tea, et mitu aastat tagasi oli see vabadus meil viimati, et tahaks teada, mis tunne see on ja nüüd on nagu imelik on olla. Ja täiega veider on olla. Nagu veits pätina tunnen, et peab ees olema, aga mul ei ole see ees. Miks sa liha vaatad? Ja kummaline on see, et ainult ühes poes siin Fuengirolas oleme näinud mingid vorste ja palle ja mingid kotlette ja see on ka mingi 5 kilomeetri kaugusel meist. Ühes suures Carrefouris, igal pool mujal on ainult lihaasjad. Väga huvitav. Ma olen valmis paugutama. Paugutab. Mis videoklippi vaja on? Paugutamisklippi on vaja hispaanlastesse. Ära karda. Kätte on jõudnud laupäev, 20, mis aprill, ma ei mäleta, mitmes ta on. Ja tulime siia perekond Tuulikute juurde, perekond Tuulik Vainode juurde paugutama. See oleks mul napilt mööda, täielik tohrakas ole. Pika kaarega, 3,5 käib. Siit eest pani mööda. See oli rohkem minu pool kui sinu pool. Ja meile maitseb see sinine jook ikka nii väga, et tulime jälle sinist jooki jooma ja mingid snäkid ja kaardimängud ja nii see elu läheb. Nii see töö tegemine käib. Ja nii see töö tegemine käib, töö ja vile koos loomulikult. Niimoodi meile meeldibki. Laura, aga oota räägi, mis teil siin vahepeal toimunud on, et te kolisite siia korterisse, siis te pidite minema Marbeiasse mingisse korterisse ja räägid sa korra sellest ka. Te olete nüüd olnud siin mitu nädalat? 3 nädalat ja paar päeva. Ja me pidime minema Marbeiasse üürikodu võtma. Maksime 1200 € ära läbi fake bookingu saidi ja saime skämmi. Vot, ja täpselt niimoodi juhtus teiega, nagu me siis alguses Kultsiga mõtlesime, et ei tohi enne raha ära maksta. Ja meldid ütlesid meile good luck. Ja niimoodi see elu käibki siin siis. Aga vägev õppetund, eks ole? Mina ei tea labraks. Järgmine kord kindlasti maksame uuesti, et hiljem ei tasu kunagi maksta. Ja hiljem ei tasu maksta. Enne korterit vaatama ei lähe, kui raha on ette makstud. Enne maksad ära ja siis on kindel, et sa saad selle ja iga broneeringu tasu maksmise järel siis tuleb avada üks sinine jook. Ja lähmegi eluga edasi, mis siin siis ikka. Tähistame laupäeva ja... On laupäeva. Täna laupäev, ja. Madis, tahad sa midagi lisada? Madis tegi mulle maasika, ta on hästi suure. On jaa. Mul on praegu pea tühine. Ta on seda väga. Draakon, davai, tšau. Tšau. Aitäh, Madis. Meid kutsuti peenel õhtusöögile perekond Toomase juurde. Tikerpalude juurde. Oota. Hea küll, teeb ka nii siis. Toomas. Tšau, sõber. Tšau, vaat see on ilma sabate kass. Ma panen kinni nüüd. Ja siin käib eestlaste pidu.
Madis, näita tukka. Kukäri. Kukeari. Ei, äri. Kukeäri. Kukäri. Sa oled täis kukk. Kukäri. Kukeäri. mees on Ta on ära ära tõusnud. Ära. Kuldse bluusiga ja tukk juba üleval pool ja mina ka vastu. Oma ilusa naise ajal ära tõusnud. koos peame veel rohkem tulemust saavutama ja siis me saame nautida, millist iganes elu me soovime. Ja siis üks tüdruk siin, Heleni, sul oli sünnipäev. Jaa. Hambal olen siis üks sünnipäevahing sulle. Okei. Lille õnne. Isuga lahe. Palju õnne! Ja sünnakink on sinu unistuste Kimbo. Et minu YouTube'i sõbrad ei näeks enam värisevaid videosid. Ma olen väga tänulik. Üli tänulik. Palju õnne. Aitäh! Lähme siis kokku. Mis siis ma jõuan täita? Aitäh! Külluse, edukuse, terviseks. Jee! Ma olen kuljuga ka kokku. Kõik tuleb. Kõik juba on. Palju õnne. Aitäh! Nii super. Naudime. See oli siis mitte väriseva video terviseks. Mitte värisevate videode terviseks. Absoluutselt. Aitäh! Ja Vambola, kui sa seda näed, siis aitäh sulle ka. 2,5 aastat, poolteist, 2 aastat mul ei olnud mingisugust valgust, et ma saavutaks finantsvabadust. Ja siis järsku tuli ka 3. laps, vaata, jälle naine raseb. Ja aina suurema pinge alla see kõik läks. Aga kui sa oled juba ennast ümbritsenud inimestega, kellel on tulemused, siis see on juba väga suur võit. Järgmine samm ongi see, et kas sina usaldad protsessi, kas sa usaldad inimest, kellel on tulemused. Selles on küsimus. Ja kui sa... Aga võiks mulle. Aga jah, nii kasutada, see on ülihea nippe. See on see, kuulemisveit ja paned siia. Ja, kogu vaatad ja, et juba toksime sisse. Kusjuures täna ma enne poodi guugeldasin väljaandel ja riivsai, kaerahelbed, aga kaerahelbed sellist ka väga vaja. Annab neid ja me oleme jõudnud oma sordi. Merka Toonas on. Toomas ütles äkki võltsile, mõtlesin, et kuule, mis on üllatust, et tuleb ka oma kaera. Ma jätsin teie jutud peale. Siis ma mõtlesin ümber, jah. Aga kuidas siin teil elu läheb nüüd, Kadi? Ikka vilmida. Jaa. Nii hästi läheb. Nüüd mõtles vastuse välja, mida Mäest alla. Aga ikka üles. Ikka ülespoole lõpuks. ikka korralik video vastus. See oli aus vastus. Reklaamitükk. Parivad. Nii et Eesti hetkel enam nii tagasi ei kibele. Ma läheks meil nüüd tuleks tagasi. Külla läheks. Tore. Ma tahakski nii, et talvitamast käid siin, vaata. Suvel on Eestis ka väga. Eestis on mõnus. Siis ma olen lastega käia seal nad ju. Talvel ikka ja sügisel ikka no-go siis siia. Ja no mul on see barjääriks on keel, ma ei ole tegelikult mingi teises keeles. Ajas keelistab ka. Ei ma oskan, ma saan aru, aga mul on see hirm. Ma ei taha rääkida. Rohkem veini. No jah, ma võiks igal pool võrdus praegu. Aga siis võiks võib-olla seda vene keelt rääkida. Ma oskan vene keelt, ma oskan inglise hästi. Ei, mina ei oska. Tublid, ma vene keelt küll ei räägi, ainult inglise keele kätega ja... Ma õppingi, ma õppisin saksa. Aga räägid saksat? Alles gut. No näed, ma tean, nicht, Geld ja Geld ja guten Nacht ja guten Morgen ja. Siis võib öelda, et ma räägin ich liebe dich ja ich hasse dich või hasse dich. Ja. Sellised lood siis. Vaatame, mida head siis me veel saame. Maasikaad. Kõhulahtistav tee. Kõhulahtistav tee, vot seda me hakkame nüüd jooma.
siis endale ja kõigile mälestuseks selle videokese sellest luksuslikust rajoonist siin. Nii lahe lihtsalt. Ma siiamaani ei usu, et ma siin olen. Mis seal on? Basseine. Kus see bassein endal on üldse? Kus kohas? Lähme otsime. Leidsime vist basseini ka või? Ma ei tea, päris siis siia ei lähe või? Pärast ei või siin olla. Ma ei tea. Oota, ma tulen ka lähemale. Ma olen rebel. Oota, aga ma tahan äkki siin pilti. Okei, basseini ei tohi hüpata veel. Aga jah, nice. Kes see? Millal? Ma ei ole näinud. Või. No ikka uhkena. Täiega. Aprill, ilusas Orus, oleme sõbral külas, leidsime sõbra basseini ülesse, täitsa kui võiks isegi ujuda, aga täna ei lähe. Eleni, hüppa vette. Ma käsen sind, hüppa kohe vette. Naine peab kuulama mehe sõna. Ma ei tea, orgu. Siin on orgu, aga siin on täiega ilus ja siin lõhnab ka täiega hästi. Jah? Mingi kahne lõhna küll siin, jah? Jah. Ma tegin praegu selle hea kaadri. Ilmselt seeliku alt. Ei, come on. Lihtsalt tuleks paremalt. Ma ei tea. Ma tegin siis väga ilusa kaadri. Filmisin siin palmi tagant. Jah. Ja ma pildistasin sind enne siit pöösast. Jah. Mis sa pöösas tegid? Sina olid pöösas. Ei olnud. See on palm. Kulju oli pöösas. See on palm. See on palmi pöösas. Vaat siia. Kui sina oled mingi fotograaf siin, siis sa peaksid parimad nurgad leidma. Kus see kodu oli nüüd? Nende kodu on siin või? On ju mingi auto ju seal? On jah? Läheme siia. Mõtleme valed inimeste juurde. Ainult siin jah. Kisupajad on juba väsinud. Meil on magustoidud söödud. Mehed ajavad meeste asju. Naised ajavad naiste asju. Ja Kulu ajab kuljulaste asju. Väga maitsev oli kõik. Alustasime rõdult ja tulime tuppa jaheda eest peitu. Ja kuidas sinul on päev läinud, Laura? Väga hästi, kõht on täis vahelduseks, süüa sai. Vahelduseks? Tasub tihedamini külla tulla. Kellele siis täpsemalt? Sõpradele. Loomulikult. Ma just tahaks rõhutada Kadile ja Toomasele, et nende juures saab väga hästi süüa. Yeah. Ja Laura ja Madise juures oleme ka alati süüa saanud. Alati midagi nad annavad meile. Nad tavaliselt toovad ise küpsiseed. Siis saab süüa. Nälga ei jää siin. Käid sõpradel külas ja alati saad süüa ja juua. Nice. Teab täiesti lõpp. Nii udune. Seisan üksinda, teised tantsivad. Vaatan tüdrukuid ja nemad mind ei vaata. Heikiga. Okei. Keegi kommenteerinud mu laulmist. Piinlik.
ja kui sa tahad meie tegemistel silma peal hoida, siis kindlasti nüüd like ja subscribe.